Nii, tere hommikust kõigile kuulajatele, vaatajatele. Loodame, et meid on hästi näha, hästi kuulda. Rõõm on teid siin kõiki jälle näha ja tutvustada siis Enefit Greeni teise kvartali majandustulemusi. Enne kui me nende juurde läheme, siis paar korralduslikku teemat ka, et kõigil teil on siis võimalik panna siis chati ka oma küsimused siin esitluse ajal. Leiame aega kindlasti neile vastata ja kui ei jõua, siis me vastame need eraldi. Ja kes täna ei küsi midagi, soovib hiljem küsida, siis alati on olemas selleks võimalus saata e-mail aadressile investor@enefitgreen.ee, kus siis kõik teie küsimused saavad vastatud. Aga hakkame siis pihta, et oleme siin täna kahekesi. Mina olen Aavo Kärmas, Enefit Greeni juhatuse esimees. Ja minuga on siis ka Veiko Räime, juhatuse liige ja finantsjuht. Kui lihtsalt rääkida lühidalt Enefit Greenist meeldetuletuseks, siis Enefit Green ei ole ju ammu enam ainult Eestis tegutsev ettevõte, et Enefit Green on alates 2017. aastast pidevalt kasvanud ja arenenud ja tänaseks on meie koduturud Soomest kuni Poolani. Me oleme kasvanud Baltikumis kõige suuremaks tuuleenergia ettevõtteks. Me oleme 20 aastat selles valdkonnas juba tegutsenud ja Enefit Green on selgelt olnud pidevalt kasvule orienteeritud ettevõte ja aastaks 2026 soovime saada siis Baltikumis suurimaks taastuvenergia tootjaks ja kiiresti kasvatada oma äri ka Poolas. Ja sellest me räägime natukene hiljem, aga meie uus kinnitatud strateegia siis näeb ette seda, et Enefit Green on 2026. aastal 4 korda suurem ettevõte, kui ta täna on just oma tootmismahtude osas. Ja loomulikult meil on väga hea meel, et meie teel, selle kasvuteel on liitunud ka ligi 60 000 investorit, mis siis annab meile sellise kindluse, et investorid usuvad ettevõttesse, investorid usuvad sellesse valdkonda ja meie juhatusena ja kogu tiimina siis teeme endast parima, et see kasvulugu ellu viia. Kui me läheme nüüd teise kvartali juurde konkreetsemalt ja alustame sellest, et millised on olnud siis elektrihinnad Läänemere piirkonnas, siis nagu näha, et kõrged elektrihinnad ei ole teema siis ainult Eestis või ka Baltikumis, vaid tegelikult me näeme, et teises kvartalis olid elektrihinnad kõikides riikides 2-3 korda kõrgemad kui aasta tagasi samal perioodil. Et siin on, me kõik teame, mis see põhjus on. Peamine põhjus on see, et lihtsalt gaasihinnad on tõusnud. Teine põhjus on see, et ei ole piisavalt alternatiivseid tootmisvõimsusi piirkonnas, mis siis aitaksid leevendada selliseid järske suuri hinnatõuse, mis on kahetsusväärsed loomulikult. Ja siin me näemegi, et ka Enefit Greenil on väga suur roll, et kiirelt tuua turule meie koduturudel taastuvenergia võimsusi, nii tuule kui ka päikese võimsusi, mis siis peaksid aitama tulevikus selle vastu, et hinnad nii hüppeliselt ei kasvaks. Kui vaadata seda, et mis siis toimus, ütleme niimoodi, et regulatiivses keskkonnas, siis neid punkte siin slaidi peal on väga palju, mida see tegelikult näitabki seda, et riigid on astunud väga palju samme selles suunas meie koduturgudel, et siis suurendada just taastuvenergia võimsusi, kiirelt neid turule tuua, vähendada kehtivaid piiranguid. Seda me näeme nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Poolas, ka Eestis nüüd hiljuti ametisse astunud uus valitsus on oma koalitsioonileppes toonud välja terve rida punkte, mida teha siis selleks, et Eestis oleks tulevikus rohkem taastuvenergia võimsusi, sama me näeme Lätis. Ka Leedus näiteks juulis võeti vastu nõndanimetatud läbimurdepakett, mis siis näeb ette terve rea meetmeid Leedus taastuvenergia suurendamiseks. Ka Leedu on võtnud väga ambitsioonika eesmärgi, et 2030 70% kogu tarbimisest võiks juba tulla taastuvelektrist. Sama on öelnud ka Eesti, et 2030 taastuvenergia tootmine võiks ära katta siis kogu tarbimise Poola. Nii et tegelikult on näha seda, et
et riigid väga tugevalt ja jõuliselt on liikunud selles suunas, mis siis loomulikult pakub ka meile kui ettevõttele võimalusi kiiresti kasvada ja mida me loomulikult ka plaanime teha. Ja võib-olla viimane asi siit ära märkida, mis on ka varasemalt meil siin läbi jooksnud, et teatavasti meil oli siis Lätis vaidlus meie koostootmisjaama SIA Technological Solutioni osas, et kus siis seal ehitusjärelevalve büroo tühistas meie fikseeritud elektritariifi, et esimese astme kohtus me kahjuks ei võitnud, kuid meil on väga selged argumendid, miks me otsustasime selle otsuse edasi kaevata teise astmesse. Siiamaal on siis meie koostootmisjaam saanud ka börsi hinda, mis ütleme niimoodi, kuna ta on kõrgem olnud, siis on olnud kõrgem kui see feed-in tariif, mida me varasemalt saime. Et hästi kiiresti muutuv keskkond, meie äri selgelt toetav oleks selle slaidi kokkuvõte. Kui nüüd minna lähemale Enefit Greenile ja meie äritegevusele, siis alati me näitame seda, et milline on siis olnud tuul. Et kuna tuuleäri moodustab kõige suurema osa meie tulemusest, siis tuulekiirus on hästi oluline. Ja selles mõttes ei olnud teises kvartalis nüüd midagi erakordset, et ei positiivses ega negatiivses mõttes, et teine kvartal ja kolmas kvartal on traditsiooniliselt kõige madalama tuulekiirusega perioodid aasta jooksul, nagu siit graafikutelt ka näha. Nii et tegelikult nii Eestis kui ka Leedus tuulekiirus teises kvartalis oli sama kui aasta tagasi. Teine oluline teema, mis mõjutab meie tulemust, on siis meie elektrijaamade töökindlus. Et kui vaadata seda graafikult, siis kõikides meie elektrijaamades, nii tuuleparkides Eestis, Leedus kui ka koostootmisjaamades ja päikeseparkides olid meie töökindlused paremad kui aasta tagasi samal ajal, mis siis tähendab seda, et me aitas kaasa sellele, et meie elektritoodangu mahud olid suuremad kui aasta tagasi. Et sellest kindlasti suur aitäh meie tootmise ja varahalduse meeskonnale. Hästi oluline sündmus meie jaoks oli maikuu, kui nõukogu kinnitas siis Enefit Greeni 2026. aasta uuendatud strateegia. Oma olemuselt Enefit Green, nagu ma alguses ütlesin, on kasvule suunatud ettevõte, kuid kui me vaatasime seda, mis on meie keskkonnas viimase aasta 1,5 muutunud, siis me leidsime seda, et see kasv võiks olla isegi kiirem, kui me varasemas strateegias nägime, just tänu sellele, et elektrihinnad on kõrged, tootmisvõimsusi on vähe, võttes arvesse ka oma arendusportfelli ja selle suuruse, siis me näeme seda, et aastaks 2026 Enefit Greeni tootmismahud on 4 korda suuremad kui täna. Me plaanime siis aastaks 2026 jõuda 1900 megavatini installeeritud võimsusest ja suurendada siis oma elektritoodangut 4,5 teravatt-tunnini, mis on peaaegu pool siis tänasest, ütleme, Eesti elektritarbimisest. Jätkuvalt meie fookus on päikesel ja maismaatuulel, et maismaatuules me planeerime siis mahtu kasvatada 800 megavatti võrreldes tänasega päikes 600 megavatti. Ja ütleme, strateegia lähtekoht meie jaoks oli ikkagi see, et elektritarbimine, vaatamata sellele, et hinnad on kasvanud, elektritarbimine kogu energiamiksis tegelikult tulevikus kasvab. Et elektrifitseerimine on kindlasti märksõna, mis tulevikus meie äri juhib. Elekter asendab välja seniseid energiakandjad, olgu see siis küte või transport ja ega siin ütleme taastuvale elektrile alternatiive ei ole. Nad on siin ära loetletud, et peamiselt meie kasvis tugineb meie 20-aastase kogemusel. Me teame, me oskame taastuvenergiat opereerida ja arendada. Meil on väga tugev arendusmeeskond, lokaalne arendusmeeskond, meil on väga tugev ja professionaalne tootmise ja varahalduse meeskond, kes siis oskab meie olemasolevaid tootmisvarasid hästi opereerida, nagu me näitasime ka siin neid töökindlusi ja tegelikult ka pikemas perspektiivis veel varade eluiga pikendada. Ja sünergia nende kahe tiimi vahel on äärmiselt oluline, et kui me teeme uusi arendusprojekte, kui me viime läbi uusi hankeid, siis siin on väga tähtis ka meie tootmismeeskonna tänane kompetents, et toetada meie arendusmeeskonda.
Ja loomulikult Enefiti tugev bränd meie koduturgudel, mida me näeme täna on see, et klientidel on väga suur huvi sõlmida pikaajalisi energia või elektri ostumüügilepinguid ja meie suur enamusaktsionär Eesti Energia on siis oma müügitiimidega esindatud meie koduturgudel, mis siis annab võimaluse klientidele pakkuda kohapeal toodetud rohelist elektrit. Ja loomulikult ligi 60,000 aktsionäri, kelle toetus ja usk annab meile tugeva toe selle kasvu ellu viimiseks. Ja selleks, et kasvatada oma tootmismahtu tulevikus 1900 megavatini, me siis planeerime investeerida 1,5 miljardit eurot kõikidel meie koduturgudel. Mis siis veel teises kvartalis juhtus, et nagu ma korduvalt olen öelnud, et kasv on osa meie DNA-s, siis ka jätkasime oma kasvu teises kvartalis, nii et viimase 5 kvartali jooksul on meil lisandunud iga kvartal uusi arendusprojekte, mis on töösse läinud, et siis teise kvartali lõpu seisuga on meil töös 4 tuuleparki ja 3 päikeseparki, kogu võimsus 258 megavatti, mis on siis 56% rohkem kui meie tänane võimsus. 1 tuulepark on meil siis Soomes arenduses, ehituses, 1 Eestis ja 2 Leedus. Tuulevõimsust on kokku 211 megavatti sellest 258 ja päikest siis 47 megavatti, millest siis 2 projekti on töös Poolas ja 1 Eestis. Et siis kokku, kui vaadata nüüd lähemalt neid projekte, siis kokku need 258 megavatti peaks meid järgmise aasta lõpuks viima 715 megavatini. Need projektid hakkavad elektrit tootma järk-järgult kõik järgmise aasta jooksul. Siin on ka välja siis toodud ka konkreetsemalt juba eeldatavad valmised, alates esimesest kvartalist samm-sammult projektid kõik tulevad töösse. Aga nagu öeldakse, ka see pole veel kõik, et me oleme ka näidanud oma lühiajalist arendusportfelli kaugemale. Siin on siis välja toodud projektid, mille puhul me investeerimisotsuseid soovime teha ka veel järgmisel aastal. Nagu näha, siis lisandub siin terve rida uusi tuule- ja päikeseparki arendusi kõikidel meie koduturgudel 698 megavatti ulatuses, mis siis viib järgmise aasta seisuga meie installeeritud võimsuse 1,4 gigavatini või 1407 megavatini täpsemalt öeldud. Mida siit võib-olla olulisemalt välja tuua on kindlasti Sopi ja Tootsi tuulepargid Eestis. Me omandasime siis juulikuus Eesti Energialt Tootsi tuulepargi. Me arendame Sopi ja Tootsi tuuleparki ühes samas asukohas. Nagu näha, kokku on see 235 megavatti. Et see on kindlasti, kui need pargid nüüd valmis saavad, siis tähendab see seda, et lisandub 2 korda rohkem võimsust või toodangut turule ja samas asukohas me arendame ka Sopi päikeseparki, nii et järgmisel aastal peaks ka see projekti investeerimise otsuseni jõudma. Ja 2 uuemat projekti, mida me varasemalt pole näidanud, aga me oleme toonud nad oma arendusportfellis lähemale, on siis Kelme 2 ja Kelme 3 tuulepargid Leedus, kogu võimsuse 250 megavatti, mis siis peaks 25. aastaks suurendama ka meie tootmisvõimsusi oluliselt Leedus. Nii et kasvutee on olemas ja 2023 ei lõpp loomulikult meie äri ära kuidagi, me ikkagi liigume edasi, et siin on siis välja toodud meie pikaajaline arendusportfell, et mis siis peaks 2023. aastast edasi minema, selle võimsus on 1300 megavatti. Seal on siis erinevad tuule- ja päikeseprojektid, mis on tänaseks erinevates arendusfaasides, see on pidevalt muutuv dünaamiline portfell, sealt tuleb projekte ettepoole, nagu ma just näitasin, et Kelme 2 ja 3 on mõned projektid, mis võivad nihkuda tahapoole, et ma usun, et siin järgnevatel kuudel, kui me esitlusi ka teeme, et siis saab ka sealt juba näidata tulevikus, millised projektid meil konkreetselt juba valmima hakkavad. Ja jätkuvalt käivad siis tööd ka tuuleparkide arendustega, et Liivi meretuulepark, mis on küll Eesti Energia omanduses, aga Enefit Greenil on seal võimalus saada osalus või osaleda selles projektis tulevikus,
uuringud on hetkel käimas täie hooga. Teine projekt on meil siis Hiiumaa meretuulepark või Loode-Eesti tuulepark, mis siis kuulub Enefit Greenile. Kas seal on edasiminekut toimunud, et täna siis riik teeb ruumianalüüsi, mis peaks valmima selle aasta lõpupoole, mis siis annab selgus, et millise planeeringuga siis edasi minna, et Hiiu mereala planeeringusse tekiks ikka tuuleenergia arendamise alad. Nii et kokkuvõttes meie arendus opereeriv, töös olevad ja arendusportfellid annab meil võimaluse kasvatada oma äri tulevikus 4800 megavatini. Et ühe asja ma unustasin ka ütlemata veel selle aasta kohta, et ka sel aastal me siis planeerime veel täiendavalt investeerimisotsuseid teha 358 megavatti osas. Et see oli seal eelmisel slaidil olemas. Et ma siin korraks praegu peatun ja annaksin sõna siis Veikole, kes räägib meil natukene täpsemalt nüüd juba tulemustest. Jaa, aitäh Aavo. Tulemused olid viimases kvartalis, ma arvan sellised, et mille üle investoritel on ma arvan hea meel. Et kui vaadata kokku, siis tuuleolud ja meie head töökindlused aitasid meil toota 270 gigavatt-tundi elektrienergiat ehk 6% rohkem kui eelmine aasta. Meie tulemused algavadki toodangust, nii et see on meil hästi oluline. Ja see on siis lisaks siis kõrgetele elektrihindadele, millest Aavo ka paar sõna rääkis, andnud meile siis äritulude kasvu 30%, 47,3 miljoni euroni. Täiendavalt EBITDAs või kulumeerises ärikasumis on kasv olnud kiirem, 51%, 30,7 miljoni euroni ja siis lõpuks puhaskasumisse jääb ka 16,9 miljonit eurot viimase kvartali tulemit ja mis on siis 80% kõrgem eelmise aastaga võrreldes. Jah, neid highlight'e ma võib-olla rohkem üle kordama ei hakka, et Avan juba maininud Purtse investeerimisotsust uuendamise strateegiat, aga jah, siis dividendimakse jäi ka viimasesse kvartalisse meil, mis loodetavasti ka investoreid rõõmustas. Siis tulude kasv natuke segmentide kaupa, nagu näha, siis on kõrged elektrihinnad avaldanud rohkem mõju siin tuulesegmendile, samuti koostootmisele, ehkki seal on meil siis ühe pelletilaeva nihkumine juunist juulisse toonud kaasa siis tulude vähenemise teises kvartalis ja see siis avaldub kolmandas kvartalis. Ja lõpuks ka päikseenergia segmendil oli korralik kvartal, kokku siis 11 miljonit eurot kõrgemad äritulud, aga segmentideni jõuame üsna kohe. EBITDA mõistes jällegi tulude mõju kokku 8,8 miljonit eurot. Kõige suurem mõju siis sellele kulumeelsele ärikasumile oligi kõrgetel elektrihindadel 11,5 miljonit eurot, aga ka ülejäänud tulud toetasid. Mida me näeme, et kuna see pelletilaeva nihkumine tõi kaasa tulude vähenemise -5,7 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, siis teisipidi varude muutus, kuna me tootsime varudesse, siis jällegi toetas EBITDAd, et kulud siis ikkagi lähevad läbi kasumääraande siis, kui toimub müük. Mida veel välja tuua, et meil on jah muutuvkuludes ka 4,7 miljonit eurot kõrgemad, et siin on kaks asja, et biomassihinnad on kõrgemad, mis on toonud kaasa ka kasvu soojuse hindades, ja pelleti hindades ning täiendavalt siis elektri ostukulud, milles meil oli väike arvestusprintsiipide muutus, et EBITDAle mõju ei oma. Püsikulud hoiame kontrolli all, aga selle viimases kvartalis oli kasvu, et meil on suuremad tööjõukulud tänu suuremale tiimile ja kasvanud tasudele, aga arendusega seotud kuludel oli ka oma mõju. Siiski kokkuvõttes 10,4 miljonit eurot ehk pea 50% kasvu, 51% isegi 37,7 miljoni euroni. Tugev kvartal. Kui minna natuke detaili rohkem, siis tuuleenergia segmendis on meil toodangu kasvud on olnud Eestis, et kuna korralik töökindlus oli ja natuke tugevam tuul, siis saime siin 9 gigavatt-tundi rohkem toodangut. Leedus oli madalam tuul, aga seevastu tugevam töökindlus jällegi, siis tegime enam-vähem sarnase kvartali nagu eelmine aasta. Ja oluline on mõista, et meie tuludes siis on elektri hinna mõju ikkagi täna ainult Eestis, nagu näha Eesti tuuleparkidesse nagu
vasakult teine ülemine graafik, eks ju, siis on näha, et Eestis hinnad keskmiselt on kasvanud seal, samal ajal kui Leedus on hind olnud stabiilne, kuna seal on need feed-in tariifid või toetusskeemi all olevad tuulepargid müüvad siis fikseeritud hinnaga. Siin on paslik ära mainida, et 2 tuulepargi osas, Šilale ja Mačkiai, mis oleksid muidu pidanud toetusskeemi alt vabanema 2023. aastal, oleme otsuse teinud ja tuleme toetusskeemi alt välja varem, ehk et need peaksid siis meie tulusid hakkama mõjutama vastu turuhinda alates septembrist. Mida veel välja tuua, opereerimiskulud on stabiilsed olnud, seda me toome siin välja nüüd ka 4 kvartali lõikes, et isegi viimane kvartal veidi madalam kui 2021 aastal, et eks see surve hindadele ehk inflatsiooni läbi on eelolevatel kvartalitel ees ja seda me teadvustame, hetkel see veel ilmnenud ei ole, aga need põhimõtteliselt, mida me oleme suutnud teha, on lihtsalt ka lepinguid veidi muuta, nagu neid hooldustasemeid muuta mõnes tuulepargis, nii et kokkuvõttes oleme saanud odavamalt läbi kui eelmisel aastal. Nii, ja kokku siis meie kõige suuremas segmendis tuules siis 67% EBITDA osakaalu, eks ju, kogu grupi tulemustes 21 miljonit eurot ehk 55% rohkem kui eelmine aasta. Siis koostootmisest rääkides, siin mahud on veidi kasvanud, jällegi elektris hinnad on olnud kõrgemad, eks ju, see on siis peamiselt tänu sellele, et Eestis on elekter siiski börsikaup, eks ju, ja ka Lätis oleme teiseks saanud siis Brootsenis saanud börsihinda teises kvartalis. Tuludes oli väike langus, nagu mainitud, tänu sellele pelletimüügi nihkumisele, aga kokkuvõttes EBITDA pilti vaadates on pilt hea. Oleme siin 3,3 miljonit eurot rohkem teeninud selles kvartalis, kokku siis osakaalu natuke üle kolmandiku meie tulemis. Lõpuks päikseenergia segment, siin ma olen iga kord öelnud, et tahame kasvatada osakaalu, et jätkuvalt see soov on, et selles viimases kvartalis 4% EBITDA osakaalu, et toodangud olid head, väga väiksel oli nii Eestis kui Poolas teine kvartal. Müügihind oli tugevam ja samuti tuludes on meil kasvanud see nii-öelda päikeseteenuse mahud uutel turgudel ja kokku EBITDA siis 500 miljonit eurot rohkem kui eelmine aasta, 1,2 miljonit eurot. Jällegi siinkohal paslik ära mainida, et päikeseteenuses on meil toimumas muudatus, et edaspidi keskendume selles päikeseteenuse osas ainult nendele projektidele, kus me omame vara, et me selle turnkey, see on puhas vahendustegevus, oleme siis sellest kuust lõpetanud ja seda teeb edasi Enefit Connect Eesti Energia kontsernis, et me näeme, et fookuses on siin mõistlik hoida ja neid asju, milles me varem oleme. Nii, nüüd jõudes puhaskasumini, siis 6 senti aktsia kohta ehk 16,9 miljonit eurot, siis 80% rohkem kui eelmine aasta. Meil finantstuludes olid väiksed plussid, see kvartal ühekordne Windcontrolleri vähemusosaluse müük, olime seal 10% osanikud ja kuna suurosanikud otsustasid müüa, siis müüsime nendega kaasa, tugev uus omanik, nemad jäävad meil jätkuvalt Winwindi tuulikutele ka teenust pakkuma tulevikus, nii et selles osas oleme rahul, et Windcontroller uue tugeva omaniku leidis. Täiendavalt siis finantskulud on meil olnud kenasti hetkel veel langustendentsis, et kuna meil laenu põhiosa oli teises kvartalis oluliselt väiksem, täiendavalt intressimarginaal rääkisime eelmise aasta teises pooles madalamaks, eks ju, ja samuti tänu ehitustegevusele kapitaliseerimise laenukulud. Need mõjud kõik olid siis lisaks positiivsed, mis selles kvartalis konkreetselt oli sihukest puhaskasumit vähendav, oli siis dividendide tulumaks, kuna meil olid märkimisväärselt dividendid, siis Eesti tulumaks osale sellest summast oli siis vaja ära maksta ja see siis üle 4 miljoni euro tegelikult vähendas selle kvartali puhaskasumit. Kokku, jah, tugev kvartal, et see nii puhaskasumi vaatest kui muidu. Investeeringud, hästi oluline. Meil viimases kvartalis panime ja siin juulikuu jooksul oleme pandud 3 tuulepargile nurgakivid, sellest ka meie esimene slaid, et see investeeringud takt on kasvav ja 40,9 miljonit eurot viimases kvartalis oli nagu oluline samm edasi ja äritegevuse rahavoos on see pelletite laos olemine mõjutanud veidi vähendavalt, aga see on siin juuli jooksul ära realiseerinud ja kui siis kokku neid investeeringuid vaadata, siis jah, 40,9 miljonit enamus siis 4 ehituses olevasse tuuleparki
tuuleparki ja siis nagu kolmandana siis veel Sopli BS-e ka, et mis meil siin investeerimisotsuse sai just siin maikuus. Just. Kui nüüd minna edasi, siis kapitalistruktuur püsib meil tugev. Me oleme netovõlg EBITDA mõistes siis 0,4 korraga poolaasta lõpus heas seisus, et meil on siin võimekust võtta laenu juurde päris korralikult ja tänu sellele suudame megi selle investeerimiskava tänase plaani järgi viia ellu ilma täiendava omakapitalita, nii et põhimõtteliselt see on see, mis meil plaanis on. Pangalaenu tagasimakse graafik on siin vasakul all välja toodud, siin siis uued laenud veel kõik ei kajastu, et osa me võtame välja 3. kvartali jooksul. Intressimäär on veidi kõrgemaks läinud, eks ju, Poola sloti intressimäärad on kasvanud, seal on väike mõju meil portfellis ka, kuna Poola varasid me üldjuhul Poola slotis laenates finantseerime ja täiendavalt eelmine kord ka vist mainisin, aga terve kõik me selle aastal välja võetud laenud on siis intressimäära mõttes ka lukku löödud kuni eluea lõpuni, et Euriborile me nende 170 miljoni euro investeerimislaenude osas enam avatud ei ole ja praeguse seisuga see 1% lukustatud intress näib päris hea tehing. Nii, tootlused on olnud tugevad ja eks kui see investeeritud kapital hakkab kasvama, eks seal siis nagu loodame siis samamoodi ka kasumit kasvatada, et see tootlused ka head püsiksid. Ja lõpuks võib-olla siis minu vaatest üks slaid, mille kohta ka siin on olnud päringuid nii investoritelt kui foorumites, eks ju, et meie see elektritootmisportfelli riskimaandus ehk need PPA-de sõlmimine, eks ju, et seda me oleme iga kvartal nüüd avalikustanud, aasta lõpus oli esimene kvartali lõpus teine kord ja nüüd kolmas, eks ju, seal aruandes on palju detailsem pilt, aga põhivaade on siis selline, et meil on iga kvartal kasvanud see nii-öelda sõlmitud PPA-de hulk ja kui me eelmine aasta börsile tulles rääkisime, et need hinnatasemed olid seal kusagil 40 euro kandis, eks ju, mis meil aasta tagasi siis sõlmitud lepingutes olid, siis aasta lõpus olid hinnad juba kõrgemad, pigem lähis 50 eurot. Selle aasta esimeses pooles oleme teinud siin tehinguid tasemetel 80–100 eurot megavatt-tunni kohta, nii et tegelikult see portfelli keskmine hind ka nagu samm-sammult on kasvanud ja hea on märkida, et sellel aastal isegi enamus tehinguid meil on lisaks Eesti Energiale, kes on meie kauplemisvastaspool tegelikult ka teistega väljast tehtud, nii et Eesti Energia roll siin on sel aastal olnud väiksem kui varasemalt. Kokku kõige pikemad PPA lepingud aastal 2033, liidate need kokku siis 3,8 teravatt-tundi nii-öelda maandatud riski siin esimeses perioodis ja 3 teravatt-tundi maandatud riski sellest 27–33 perioodis, et see annab meile selle rahavoo kindluse, mille pealt meil on nagu julge edasi minna ja teha uusi investeerimisotsuseid, et selles osas me leiame, et see on väga, väga oluline meie jaoks. Ja ongi kõik, Aavo võib-olla võtab kokku. Võtan küll. Aitäh, Veiko. Et kuidas siis teist kvartalit iseloomustada, et tegemist oli kindlasti tugeva kvartaliga, et mida iseloomustavad siis need finantsnumbrid, mis siin näha on. Lisaks sai siis paika meie pikaajaline tegevusplaan, mis siis on kasvule suunatud, nagu siin sai alguses öeldud. Me jätkasime oma investeeringute plaani, mis siis tipnes siis Purtse päikesepargi investeerimisotsusega, et lihtsalt meile tuletuseks, et see Purtse päikesepark asub samas kohas, kasutab sama liitumist, mida siis seal meie tuulepark, mis on praegu ehituses, nii et tegemist on siis esimese Eestis sellise suuremahulise nõnda nimetatud hübriidprojektiga. Siis loomulikult teist kvartalit iseloomustasid jätkuvalt kõrged elektrihinnad, aga samas stabiilsete tuuleolude juures me suutsime ikkagi, või võrreldavate tuuleolude juures me suutsime toota rohkem elektrit, nagu Veiko enne näitas tänu just sellele, et meie töökindlused olid paremad kui aasta tagasi, nii et suur aitäh veel kord kogu tiimile selle eest. Ja juulikuus siis me omandasime Tootsi tuulepargi projekti Eesti Energialt, see kuulub nüüd siis Enefit Greeni portfelli ja võib-olla viimane selline, niimoodi, et uudis
mitte küll kõige meeldivam, aga uudis oli siis see, et meie juhatuse liige Liina Sabeljauskas, kes siis vastutas arenduste eest, siis lahkus juuli lõpu seisuga isiklikel põhjustel. Nii et tänaseks siis oleme kuulutanud välja konkursi uue juhatuse liikme leidmiseks ja senikaua siis Liinase, või ütleme siis selle juhatuse liikme ülesandeid täidan mina. Nii et selline see teine kvartal oli, et 258 megavatti võimsusi on meil töös, terve rida projekte ootab veel selle aastal investeerimisotsuseid, hanked on suurematel projektidel juba käimas, nii et loodame siin, kui me järgmine kord kohtume, et meil on ka uusi uudiseid uute arendusprojektide investeeringute kohta. Nii et suur aitäh teile kõigile ja nüüd siis hakkame riburadapidi siin küsimustele vastama, et kõige võib-olla esimene küsimus, või pikk küsimus, et kas ja miks ja millist mõju ootate Enefit Greenil tänase valitsuse koalitsioonileppesse sisse läinud lubadusest, et loome kodutarbijatele võimalus osta alates 1. oktoobrist elektrienergiat universaalteenusena, selleks kohustame Nord Pooli Eesti piirkonnas turgu valitsevat seisundit omavad elektritootjad müüma toodetud elektrit Eesti kodu- ja väiketarbijatele ning kõigile elektri edasimüüjatele hinnaga, mille on kooskõlastanud Konkurentsiamet ning mis arvestab süsiniku heitme ja teiste tootmiskulude ja mõistliku kasumiga. Noh jah, et mure on aru saada, et elektrihinnad tõesti on kahetsusväärselt kõrged ja ütleme niimoodi, et täna Enefit Green on ikkagi, mitte täna, vaid me olemegi elektritootja, kes siis müüb kogu oma elektris Nord Pooli börsile ja ausalt öeldes keeruline on tänases nii väikeses info hulgas midagi konkreetselt nüüd kommenteerida, et kas ja kuidas see plaan võiks meid mõjutada, et pigem see tõenäosus on väga väike. Kas see aasta on plaanis ka kaasata raha investoritelt, et kiirendada laiendamist? Ma vastan sellele, et oleme plaani üle vaadanud 1900 megavatti tootmisvõimsused 26. aastani ja sel aastal meil ja tegelikult ka järgmistel aastatel meil plaani täiendavat omakapitali kaasata ei ole. Et me näeme, et me suudame selle tänaste plaanidega ellu viia oma rahaga ja laenukapitali arvelt. Ja siin, ma arvan, hiljem oli ka üks küsimus, ma nägin, et kas see võib tähendada muudatust dividendipoliitikas, eks ju, et sama küsimuse nagu teine pool, siis tänase teadmise järgi ei. Me oleme öelnud, et me 50% maksame oma puhaskasumist dividendideni välja ja selle poliitika järgi me täna toimime ja plaanime edasi toimida. Palun seletada veidi täpsemalt PPA hindade kujunemist. Et PPA võib-olla ütleks ära ka, et see on ingliskeelne lühend, et Power Purchase Agreement, ehk siis pikaajaline elektri ostumüügileping. Me ise oleme harjunud nende lühendid. Saan selgitada. Et jaa, see turg on täna Baltikumis üsna õhuke. Et kui me nüüd kerime aasta-kaks tagasi, siis see kliendi huvi pikaajalise elektri vastu hakkaski tekkima eelmise aasta märtsist, umbes seal kandis, natuke varem hiljem. Ja see tähendab, et see ongi turg, mis on olnud arengufaasis ja need hinnad on kujunenud siis tegelikult vastavalt sellele, kuidas elektrimüüjad, nagu Eesti Energia, Eesti Gaas, Alexela, teised elektrimüüjad näevad, kuidas kliendi huvi on pikaajalist elektrit osta. Ja see huvi on selgelt viimase 6 kuuga ka kasvanud ja põhimõtteliselt, mis Enefit Greeni vaates see tähendab, on see, et kui meil on täiendavat tootmiskogust võimalik müüa, või me soovime tulevikuprojekte, siis projekti jaoks mingit rahavoogu kindlustada, siis me küsime pakkumisi, eks ju, ja me kasutame kõige paremat pakkumist ja see hind, ta ei sõltu võib-olla nii väga sellest, mis on tänane või homne Nord Pooli hind, eks ju, et kuna see on hästi lühiajaline küll, aga ta sõltub sellest, et mis on see pikaajaline prognoos ja klientide huvi oma riske juhtida, nii et nagu ma enne mainisin, siis hinnad on jõudnud sinna 100 euro piirimaile, võib-olla see kasvab veel, me ei oska seda öelda, sest lähiaja hinnasignaal on pigem kõrge, aga pikaajaliselt see vastu, seda määramatust on päris palju.
Nii, tööjõukulud on tõusnud 47% aasta võrdluses. Palju sellest on tulnud palgakasvust ja palju töötajate arvu kasvust? Õige küsimus, et põhimõtteliselt see on ühe kvartaalne tööjõukulude kasv, eks? Et sellel on oma mõju olnud uutel inimestel, selgelt on oma mõju olnud ka palgakasvudel, aga üldiselt me oleme palgakasvudega olnud ikkagi seal 10% piires, eks ju, oma nagu olemasolevate inimeste juures, eks ju, et pigem seal 5 ja 10% vahel keskmiselt. Ja täiendavalt on selles kvartalis ka ühekordne mõju eelmise aasta tulemustasudest, eks ju, et see on ka väikest mõju omanud, et selles konkreetses kvartalite võrdluses, aga eks me peame oma inimeste hoidmiseks nagu turus püsima, et see nii-öelda talendi eest, see nii-öelda võitlus, ma arvan, turul heas mõttes on päris aktiivne ja selleks, et me oma plaanid ellu viime, me peame parimaid inimesi hoidma ja see tihti tähendab ka palgakasvud. Võib-olla lisaks siia juurde ka, et täna Enefit Greenis töötab siis ligi 180 töötajat ja aastaks 2026 me näeme, et meie meeskond võiks olla umbes 220 inimest, et see tähendabki meie meeskonna kasvu ja peamist kasvu me näemegi oma arendusmeeskonnad, et opereerimisse me nii palju inimesi kindlasti juurde tulevikus ei võta. Nii, milliseks peate oma 2026. aasta investeerimisplaani täitmise riski, et tootjad ei suuda teile tähtajaks tuulikuid tarnida? Ütleme, et täna on meil siis töös 4 tuuleparki ja kõik need 4 tuuleparki tuuliku tarned on graafikus, projektide lõpptähtajad on graafikus, osade projektid on juba tuulikud objekti peal ja püsti, nii et nende projektide puhul me seda riski ei näe. Mis uued projektid toovad, eks elu näitab, aga ma usun, et küll ka need tootjad suudavad oma tootmisvahtusid vastavalt siis kohandada, et eks see nõudlus suur ole. Palun selgitage täpsemalt kaubad, toore materjal ja teenused kulude kasvu 72% võrra. 6,9 miljoni euro võrra. Ja jällegi õige küsimus, et siin on peamised mõjud siis järgmised, et kõigepealt biomassi hindade kasv. Biomass mõjutab meid tegelikult 3 kohas, et meil on koostootmisjaamad Valkas, Paides ja Prootsenis, kuhu biomass läheb siis sisse selleks elektri ja soojuse tootmiseks ja täiendavalt meid mõjutab siis toore pelleti jaoks ja seal on tegelikult hinnakasv olnud teises kvartalis väga tuntav, nii et meil on kolmandaks veel pelleti toodang olnud kõrgem kui eelmine aasta, nii et kokkuvõttes seda toormaterjali sinna sisse on läinud omajagu palju. Teiseks on siis elektrienergia ja siin tuleb mängu see arvestusprintsiipide muudatus ühtepidi ja teistpidi siis ka bilansienergia hinnakasv, et arvestusprintsiipide muudatus tähendab seda, et kui me varasemalt pidasime nii-öelda päevasiseste Nord Pooli portfellitehingute arvestus netos, eks ju, et kulud ja tulud nagu netsid üksteist ära, siis nüüd, sest sellest aastast edasi me oleme hakanud pidama seda nii, et päevasised ostud ja päevasised müügid mõlemad on nagu siis välja toodud, mis toob ühe osa elektriostusid juurde, aga teistpidi on seal ka siis müügitulud juures, nii et EBITDA mõttes on ta nagu neutraalne ja samal ajal bilansienergia kulu selgelt käib kaasas elektri börsihindadega, et kuna elektri börsihinnad on siin 2-3 korda kõrgemad sõltuvalt turust, siis ka bilansienergia hind, mida me siis ka kuluna kanname, on kõrgem. Lisaks veel Prootsenis me kasutame ka elektrienergia pelletite tootmiseks. Ja ma arvan, need on nagu peamised mõjurid, et ega see toodangu mahtudest ja nii-öelda kuluartiklites hindadest kinni on, aga eks me teeme kõik endast oleneva, et saada kõiksugu tooret nagu võimalikult odavate hindadega, eks ju, et ega siin toodangu ajad tootmist ja vahel tulevad ka korrektsioonid sisse. Nii, milline on prognoos elektri turuhindade kujunemiseni aastani 2026? Väga raske küsimus tegelikult, sest seda määramatust on lihtsalt esimeses otsas nii palju. Et ma arvan, selles osas valitseb konsensus, et elektri hindasid mõjutavad
järgmised 6 kuud ja võib-olla ka 12-18 kuud. Hästi palju see, mis toimub gaasituruga, nagu ta juba on mõjutanud, samuti võib-olla süsi. Nii et kuna nagu Euroopas ka üritatakse hoida siiski seda elektrihinda või elektritootmist, siis tänu gaasi osas olevatele küsimärkidele toimivana ka söega. Nii et kõik need hinnaindikatsioonid eeloleks talveks ja järgmiseks aastaks on kõrged ja me ei oska siin paremat hinda anda kui turud, et pigem on ikka 3-kohalised ja ma arvan, nii ta on. Kui kaua see püsib, raske öelda, et ma arvan, see on see keerukas. Mis me saame teha, on ehitada võimalikult palju tuulikuid, ja selle võrra, mida rohkem sul on ikkagi madala kuluga tootmist meie regioonis, seda rutem on gaasi mõju väheneb ja selle võrra hind võiks olla kontrolli all rohkem, aga jah, prognoosi anda väga raske. Nii, kui tõenäoline on riigi osaluse vähendamine ja sellega raha kaasata kui tõenäoline on riigi osaluse vähendamine ja sellega raha kaasata ning inimestele tekitada investeerimisvõimalusi energiasse? Riigi osaluse vähendamine, et enne ma usun, et siin on võib-olla mõeldud siis Eesti Energia, kui me enamusaktsionäri osa vähendamist. Eks me seda investoritelt oleme ka kuulnud, et kuidas te aktsiat osta saab. Me oleme tavaliselt öelnud, et aktsiad on börsil, et õnneks saab osta iga päev, iga kauplemispäev. Aga jah, nagu enne mainitud eelmisele küsimusele, et täna plaani ei ole. Me näeme, et me oma investeerimiskava suudame ellu viia kenasti oma rahaga ja laenurahaga. Ja ülejäänu siis võib-olla on Eesti Energia kommenteerida. Nii, vist on kõik. Selge, nii et suur tänu veel kord, et leidsite aja siin kuumal augustikuu päeval meiega kohtuda. Nagu ma ütlesin, et kõik küsimused ka hiljem on teretulnud aadressil investor@enefitgreen.ee, kus me kindlasti neile vastame. Nii et suur tänu veel kord, soovime teile ilusat suve jätku ja kohtume järgmine kord. Aitäh!